on Bent. Tere, minu nimi on Vallo. Meie kuulume nende rõõmsate koolinoorte hulka, kes 1. septembril asuvad õppima uude ja uhkesse Türi põhikooli. Meie oleme need, kes saavad sportida uues ja uhkes Türi spordihoones. Aitäh teile, kes otsustasid ja rahastasid. Aitäh teile, kes projekteerisid ja ehitasid. Aitäh, Türi vallarahvas. Aitäh sulle, ema ja isa. Meie ja kogu koolipere oleme õnnelikud. Türilt pärit luuletaja ning muusikamees, Türi kooli vilistlane Jaan Pehk on kirjutanud tänaseks päevaks luuletuse Hüpe. Täna rõõmust hüppame, uksed lahti lükkame. Meelest lähevad väiksed mured, kool on tore, tarkus tuleb. Jääb see kaunis maja kauaks, meie elu hüppelauaks. Täna rõõmust hüppame, uksed lahti lükkame, unustame suured mured. Sport on tore, tervis tuleb. Jääb see kaunis maja kauaks, meie elu hüppelauaks. Hüpata saab kirikusse, Tollimetsa, Kõrgessaarde. Koolist tarkust taga nõudes leiad sellest majast aarde. Palume teie ette tänast päeva juhtima Türi abivallavanema Elari Hiisi. Aitäh! Aitäh! Tere päevast, Türi valla elanikud, kallid sõbrad, külalised. Täna on see päev. Täna on see päev. See päev, kus üks suur unistus on saanud teoks ja üks suur pingutus mööda. Tõsi on muidugi ka see, et sellest pingutusest taastuma ja püksirihma pingutame peame veel hea mitu aastat. Aga see muidugi ei vähenda meie peomeeleolu. Täna on meil pidupäev ja tavaks on, et pidupäeval heisatakse lipud. Ja ma palun lippe heiskama. Eesti riigilipp, kultuuriminister Tõnis Lukas. Euroopa Liidu lipp, haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Türi vallalipp, vallavolikogu esimees Andrus Eensoo, Türi põhikooli lipp, direktor Ervin Jürisoo, Türi spordiklubide liidu lipp, juhatuse esimees Paul Poopu ja neid assisteerivad Kaitseliidu Järva Maleva mehed. Nagu Agu Sihka ütleks, et kõik ausalt ära rääkida, peaksin ma algama sellest päevast, kui ühele visale ja targale naisterahvale sai selgeks, et kurb tõdemus on see, et Türi laste õpitingimused vajavad parendamist, spordimeeste tingimused arendamist ja sellisel kujul edasi enam ei saa. Õnneks on see, et ma ei pea seda kõike teile ise rääkima. Sõna on Türi vallavanemal Pipi-Liis Siimanil. Tere tulemast kõigile siia tõepoolest sellel meie tänasel rõõmupäeval ja kahtlemata suurpäeval, kui me avamegi Türi põhikooli ja Türi spordihoone. Need on tõeliselt ilusad hooned,
arhitektid on neid ägedaid ja nüüdisaegse vormiga maju näinud vaimusilmas sobitumas meie väikelinnaga ja naabruses asuva 700-aastase kirikuga. Ehitaja on teinud oma tööd südamega ja andnud sellele kaunile loomingule käega katsutava vormi. Teie töö jääb tõepoolest rõõmustama põlvkondi. Türi vallavanemana on mul rõõm, et me oleme suutnud tõepoolest oma lubadused täita ja oma unistused täita. Uut koolimaja vajasid Türi lapsed ammu ning Türi põhikooli senised õppimis- ja õpetamistingimused olid tõepoolest ajast ja arust. Uus koolimaja annab tulevikku vaadates kõigile Türi valla lastele võimaluse siin hariduse saamiseks nii tänastele õppuritele, keda tänagi siin platsil hulk näha, ja nende lastele ja lastelastele. Ma tahan aga teile südamele panna, kallid õpetajad ja kallid õpilased. Uus koolihoone annab neile võimalused, et õppimine ja õpetamine oleks mugavam. Kooliks teeb kui tahes ilusa maja, aga ikka selle sisu. Nii et palun, kallid õpetajad ja õpilased, tehke sellest ilusast majast tõeliselt parim kool. Meie valla koolilapsed ja täiskasvanud spordisõbrad on tõepoolest liikuvad ja me armastame sporti. Kõik meie Türi vallas teame, et me oleme saavutanud suurepäraseid tulemusi ka senistest tagasihoidlikes tingimustes. Mul on hea meel, et nüüd ei sega kitsad olud enam liikumisrõõmu ja spordi harrastamist ja treenerid ja õpetajad saavad keskenduda vaid sportlikule sisule. Spordirahvaga tõepoolest kaua plaanitud ideed said lõpuks küpseks ja võtsid tõepoolest suurepärase vormi. Me näeme täna seda nii siin väljas kui ka varsti sees. Meie kogukond on pannud õla alla ja annetanud omalt poolt märkimisväärse summa uue spordihoone heaks. Suur tänu teile kõigile. Kallid inimesed, mul on tõepoolest väga hea meel, et me oleme teinud tulevikku vaatava ja õige otsuse, aruka investeeringu. Ja minu suur tänu kõigile, kes selle teoks saamisele on kaasa aidanud. Ma soovin kasutamisrõõmu meile kõigile, spordile, rahvale, õpilastele, õpetajatele, kogukonnale ja lapsevanematele. Aitäh! Nüüd saavad sõna vastvalminud majade õnnelikud omanikud. Palun siia Türi spordiklubide juhatuse liidu esimees Paul Poopu ja Türi põhikooli direktor Erwin Jürisoo. Hea rahvas, mul on hea meel näha, et teid siin nii palju on. Ja aasta või poolteist tagasi, kui õpetajad nägid projekti, mis oli esialgu küll 3-kordne, aga siis lõpptulemus on 2-kordne ja oli väike mure, et kas see maja ikka tuleb nii ilus, kui ta planeeritud oli või ei tule. No siin oli veel kevadelgi kahtlusi, kui me käisime seda karpi vaatamas ja nii mõnestki kohast veel sadas vihma läbi, oli natukene nukker ja hall. Aga kui me 17. augustil saime õpetajatega kõik siia peale tulla, no siis oli ka midagi muud, sest õpetajad ka ohetasid ja ahetasid ja osa ütlesid, et nad ei oleks iial osanud arvata, et sellest hallist karbist saab selline ilus maja. Ja ma ei mäleta nüüd, vaadake, aeg läheb hästi ruttu, kas oli nüüd see nädal või oli see eelmise nädala lõpul, kui üks arhitektidest Risto Parve, ma näen teda siin praegugi, käis majas ja ma sain tal õlmast kinni ja küsisin, et mis sa siis arvad. Ja ta ütles, et paberi peal oli maja ilus, aga tänu ehitajale on ta veel ilusam, kui ettekujutustes võis arvata. Nii et minu poolt kõikidele õppuritele ja õpetajatele õppimist ja õpetamist ja sportlastele head spordilusti. Aitäh! Tere kogu rahvale! Tõepoolest äge kompleks on valmis saanud. Spordirahva poole pealt oleme seda päris kaua oodanud, sest see maja, kus me seni trenni tegime ja võistlesime, sai ehitatud üle poole sajandi tagasi ja algselt kombaini kuuriks, mille siis kogemata spordisaal sisse sai. Viimased mängud, valdade ja omavalitsuste mängud näitavad, et Türil on sporti kogu see aeg armastatud, tehtud hingega. Ja ka täna pärast, kui me pallimänge vaatame, näeme, et me võisime võrkpalliplatsil välja panna ja koondise jagu mehi. Ja selline sportlik sisu, spordi tegemise tahe on siin piirkonnas kogu see aeg olnud väga erinevatel aladel. Kui seni
saime öelda, et me oleme tahtnud ja teinud, meie tingimused ei ole võib-olla sellised, et me oleks veel kõvemad, siis nüüd on muidugi ka see unistus täis, et meil on suurepärased tingimused trenni teha ja mis veel tähtsam, nüüd on meil paik, kus ka vähe toekamaid ja tõsisemaid võistlusi pidada, sest seni paraku Türil see võimalus puudus. Tahan omalt poolt samuti tänada kogu seda meeskonda, kes selle maja nii projekteerimisel kui ka ehitamisel ja kujundamisel kaasa lõi. Suured tänud siis ka kohalikule omavalitsusele, nii volikogule kui ka vallavalitsusele, sest tegelikult otsus pidi ju tulema teilt, et see kaua oodatud, kaua mõeldud asi lõpuks ära teha. See protsess oli tõesti pikk, sest juba üks 10 aastat tagasi vähemalt, kui mitte kaugem, hakati rääkima, et kohe-kohe hakkame tegema. Me oleme vist Eesti taolistele, umbes samasugustele spordisaalidele siin spordirahva ja juhtidega jõudnud vähemalt paar tiiru peale teha, et uurida, milline see kõige mõistlikum oleks ja mida snitti võtta. Aga nüüd on ta tehtud kena ja kaunik ja usun, et siit tuleb sporti tegemise rõõmu nii kohalikele elanikele, lastele, koolilastele või ka paljudele tippudele võib-olla kogu Eestimaalt. Nii et aitäh teile kõigile! Nagu me Pauli ja Ervini ehk 2 õnneliku majaomaniku sõnavõttudest võisime aru saada, on nad õnnelikud ja tänulikud. Ja selleks, et meie kõigi tänulikkust väljendada, palun siia nende 2 majaomaniku juurde tulla Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo ja vallavanem Pipi-Liis Siimann. Me tänada neid, kes meie unistused teoks tegid. Me täname peatöövõtja Merko Ehituse Eesti aktsiaseltsi juhatuse liige Jaan Mäe. Palun siia. Nii, väike väle. Me täname peaprojekteerija, Karisma Arhitektid OÜ juhatuse liige, arhitekt Risto Parve. Me täname omanikujärelevalve teostaja, Keskkonnaprojekt osaühingu esindaja Siim Suits. Ja me jätkame tänamistega. Ettevõtted teatavasti koosnevad inimestest ja tegelikult on päris mitu inimest, tegelikult lausa 4 meest, ilma kelleta seda maja siin sellisel kujul kindlasti ei ole. Ja me täname Merko Ehituse Eesti aktsiaseltsi selle maja projektijuht Paul Järvsoo. Ja me täname sama ettevõtte objektijuht Ahto Luidalepp. Objekti algus oli Ahto 10 sentimeetrit pikem, tal on jalad ära kulunud lihtsalt. Plaksutame edasi, ta on seda väärt. Ja täpselt samade tiitlitega Rasmus Raamat. Jooksumehe samm kohe näha. Omanikujärelevalve, see, kes vahendas tellija kapriise ja ehitaja ratsionaliseerimise ettepanekuid. Siim Suits. Ja meie poolt üks tänu veel.
see, kes need projektid kokku pani ja raha muretses ja vaatab, et me siin ikka korralikult tööd teeme, nii et ühine pilt volikogule ja vallavalitsusele. Aitäh teile toetuse eest! Nii, ja nüüd väike vahepala. Tantsu patta tagasi esitab rühm Hellevere Visselid, juhendaja Monika Kirst. Lugupeetud kaasminister, lugupeetud Riigikogu liikmed, kallid Türi võimujuhid, armas koolipere, armas spordipere, hea Türi rahvas. Mis saab olla kaunim, ilusam ja rõõmsam, kui kooliaasta algus peale väga rahutut kevadet, kus ootusärevus kooli tulles on midagi sellist, mida ma usun, kõik pedagoogid on oodanud aastaid. Lapsed ja lapsevanemad igatsevad kooli. Ja mitte ainult kooli, vaid kõike seda, mida haridus meile pakub. Huviharidus, sporditegevus, kunst ja muusika, kõik see, mis on ju Türil olemas. On ta siis koolimajas või koolimaja vahetus läheduses. Ja mis veel saab olla rõõmsam, kui kõige sellele lisaks on veel võimalik alustada seda uues koolimajas. Ma jätan spordijoone kiitmise Tõnisele, aga see on sama kaunis ja sama oluline ja haridusele ka väga oluline. Kogu selle uue kompleksi sünd on pehmelt öeldes keeruline olnud. Lausa nii oluline, et valitsus mitmel korral arutas Türi investeeringuid. Ja jäägu need nüansid siis mõnele valitsuse liikmele teada, aga eriline tänu siinkohal on Kaiale, sest Kaia Iva oli see, kes, ütleme siis viisakalt, ei lasknud sellel arutelul pikalt kesta. Türi pidi saama oma linnakule väärilise keskuse, kus kirik, haridus ja sport saavad kokku. Suur tänu kõigile, kes selle ilusa unistuse
mida paljud teie hulgast endas kandsid, ellu rakendasid ja mis veel kaunim saab olla sellele kõigele lisaks need särasilmsed rõõmsad näod, mis täna peegelduvad vastu õpetajatelt ja kogu koolipersonalilt, spordiinimestelt ja sporditoetajatelt, aga vaid loetud päevade pärast lastelt endilt. Palju õnne teile, suur tänu ja hoiame üksteist, et see keeruline kevad on meid piisavalt õpetanud olla ettevaatlik ja see sügis saaks tulla võimalikult tavapärane. Palju õnne, edu ja tugevat tervist meile kõigile. Aitäh! Eesti Vabariigi kultuuriminister Tõnis Lukas. Lugupeetud haridusminister, head vallajuhid, külalised, kallid õpilased, õpetajad, treenerid, kevade inimesed, nagu te enamasti siin olete. Ikka märkate ka, et suvi on meil seal, aga seal on juba sügis. Ja praegu ma täpselt ei teagi, kas ma olen sattunud sellel aastal suve või sügise pealinna, aga tundub, et pärast kevadet pole pealinn siit ära läinud, sest eelmisel nädalavahetusel sain õnnitleda kirikukogudust 700. aastapäeva puhul, sellel nädalavahetusel jälle üks väga suur ja oluline pidu, nii et elu on koondunud Türile. Jah, liikumise võimalused on hariduse oluline osa ja järjest olulisemaks läheb, sest igapäevases elus lapsed saavad vähem liikuda. Aga kui rääkida spordist, siis seda saab teha ikkagi heades tingimustes ja uuest korralikust spordihoonest ja sportimistingimustest on unistatud Türil vähemalt 50 aastat. Sellest ajast peale, kui tuntud kergejõustikutreener Leonhard Soom siia tuli ja siis veel no vaat, aga kergejõustik on oluline, aga maadlus on oluline ka. Nüüd me peame tegema ka Mati Sadamale, kes unistas sellest asjast edasi 45 aastat tagasi ja siia poole maadlustreenerina. Ja neid alasid, mida uues spordihoones viljeleda saab, on hulga. Võistlus on sõbralik kokkupõrge. Võistlus ei ole lahing, kuigi teda nimetatakse aeg-ajalt. Need, kes lähevad sporti tegema, lisaks liikumisharjumusele saavad harjumuse ja oskusega ennast teostada. Leppida nii kaotuste kui võitudega, seda läheb elus vaja. Aga heas mõttes lahinguid on türilased ennegi võitnud, sest kogu Eesti rahva südamesse laulis ennast suisapäisa lauluga Üks tänav, pink ja puu. Ja ma arvan, et see tänav, pink ja puu on siin koolimaja ja kiriku vahel spordijoone juures kõigil nendel noortel, kes siit lendu lähevad erinevate oskustega ja ikka jäävad mõtlema oma kodulinnale. Nii et suisapäisa on teinud teid tuntuks üle Eesti. See pole toimunud uisapäisa. See hoone siin, need hooned siin on ehitatud suure hoolega, aga loomulikult, nii nagu me ehitajatega rääkisime, kogu raha ilmselt on läinud ehitajatele. Selle tõttu on inventari vaja. Seepärast tõin ma kaasa palli. Ja siin on üks ülesanne peale kirjutatud. Tänane kuupäev, Türi spordijoone, aga on siin ka mõni korvpallitreener. Pikki daame ja mehi paistab olevat. Aga kas keegi julgeb ennast nimetada korvpallitreeneriks, palun? Andke märku. Mitte keegi. No aga kas ehitaja võib korvilauad kaasa võtta siis? Mingit korvpalli mängimist selles hoones ei tule, nagu ma aru saan. No nii, hea küll, palun siis võrkpallitreener. Ahah, korvpallitreener on täiesti olemas. Suurepärane.
ja nüüd ma ütlengi, et ma palun teil see pall anda esimesel päris võistlusel, kus teie tüdrukud või poisid palli mängivad ja kes viskab esimese korvi, saab siis selle ära tähistatud ja auväärse palli endale. Sobib? Palju õnne, Türi rahvas! Sõna saavad Riigikogu liikmed. Esimesena palun siia ka Türi vallavolikogu liige Lauri Läänemets. Lugupeetud ministrid, lugupeetud vallarahvas. Palju õnne kõigile õpilastele, palju õnne kõigile õpetajatele, palju õnne kõigile sportlastele, palju õnne kõigile vallaelanikele. Iga majaga on niimoodi, et see hoone peab eelkõige teenima sisu eesmärke. Et kui sa sportlasena tahad maadlust harrastada, siis sul peab olema matisaal. Kui sa tahad pallimänge mängida, siis peavad olema vastavad tingimused, lagi piisavalt kõrge, võrgud, korvid, kõik muud asjad olemas. Kui sa tahad, et koolis õpilased oleks võimalikult tervislike eluviisidega, käiks võimalikult palju õues, siis sa oled ehitanud võimalikult palju väljapääse, et nad saaks kiiresti õue ja kiiresti tagasi vahetundide ajal. Kui sa tahad, et tänapäeva moodi käib õppimine koolis, siis sa ehitad kooli koridoriga sellise sopilise ja sellise, kus kohas on võimalik ka kõiksugu muid õppetegevusi teha. Ma usun, et te olete kõik need tingimused, need sisutingimused enne ehitamist lauale pannud ja need hooned on täpselt sellised, nagu te olete tahtnud ja nad teenivad täpselt seda eesmärki, et spordisisu ja et hariduse sisu saaks võimalikult hea siin Türi vallas. Minu poolt ja sotsiaaldemokraatide poolt soovin teile palju õnne. Kasutage neid hooneid võimalikult palju, kasutage neid hooneid võimalikult hästi, kasutage nii palju, kui kulub. Ja ma loodan, et see hea kasutamine nüüd, kus kõik hooned on olemas ja saab sisule keskenduda, et see kõik võimaldab teil panustada ka teistesse Türi valla koolidesse, teistesse Türi valla sporditegemistesse ja ka Järvamaa haridusellu ja Järvamaa spordiellu veel rohkem. Aitäh teile ja lugupeetud direktor, me annaks teile ka kuskile aknalaua peale ühe pisikese lille siia õpilastele üle, kui me leiame direktori kuskilt. Ja, palju õnne! Ma palun siia Kalle Grünthal. Head kohalviibijad. Ma olen pidanud päris palju inimeste ees rääkima ja aegade jooksul, kuid 2 korral on mul eriline aukartus ja selline ärevustunne olnud mikrofoni ees seistes. Esimene kord oli siis, kui ma Riigikogus astusin kõnepulti, tajusin selle maja soliidsust, väärikust, ajaloo hõngu ja see oli respekt selle maja vastu. Teine kord on täna, sellepärast et siit algas minu koolitee ja ma tunnen, et kuigi see vana maja on kadunud, on selle koolimaja vaim ja hing ikkagi praegu veel täies ulatuses alles. Oma eluteel olen ma pidanud nühkima veel 2 õppeasutuse pinke, kuid mitte kordagi ei ole mul tekkinud sellist tunnet, et see on minu kool, päris minu oma kool, sest Türi kool oli eriline. Selle erilise tekitasid õpetajad, õpilased ja see oli meeletu sünergia. Ma ei taha öelda, et teised koolid oleksid halvad olnud, kuid Türi kool oli parim. Viimane kord käisin ma selles majas, vanas majas, möödunud aasta, kui maja ühes otsas peeti pidu, teises otsas lammutati.
kolasin praegu läbi peaaegu kõik need ruumid ja kuidagi tekkis kurb tunne, et jätan hüvasti ja väga lähedasega. Aga täna tundes siin sellesama koolimaja vaimu ja hinge, et see on alles säilinud ja ma loodan, et ka praegune õpetajate ja õpilaste kollektiiv teeb sellest koolist ja jätkab selle kooli erilise vaimu hoidmist, sest Türi kool on parim. Oma kingituse tahaksin üle anda järgmise aasta alguses. Edu koolile! Ma palun siia Kersti Sarapuu. Head türikad, austatud ministrid, armsad kolleegid, aga kõige lugupeetavam minu jaoks on vallavanem Pipi-Liis. Tervitusi teile kõikidele. Aga mulle meeldis nii hästi ühe vahva mehe ütlus just vahetult enne algust, kus ta ütles, et ma arvasin, et see on unenägu, aga tegelikkus on ikkagi meie ees. Nii et see on väga hea tegelikkus. Ja kui nüüd mõelda edasi, kui palju on teid jälgitud kõrvad, mis te olete jõudnud selle ajaga ära teha nende viimaste aastate jooksul, siis ma tõepoolest kiidan teie vallavanemad, kes nii järjekindlalt, süsteemselt ja läbimõeldult mõtleb kõigele, mida just nimelt Türi valla elanike heaks teha. Aga mul on täna kaasas ka 2 kingitust. Need on ajanäitajad. 1 koolile, 1 spordile. Ja ma arvan, et kui see kell tiksub 100 aastat vähemalt, siis selle aja jooksul jõuate siin koolis kui ka spordijoones väga häid tulemusi saavutada ja väga ilusat tulevikku luua. Edu, õnne ja kõike head teile! Ja kuidas minna sujuvalt üle Riigikogu liikmete sõnavõttudelt spordirahva sõnavõttudele? Selleks on üks väga lihtne väljapääs. Järgmisena saab sõna Eestimaa Spordiliit jõud president ja Riigikogu esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder. Head Türi inimesed, head kolleegid, lugupeetud külalised. See imeilus kompleks kinnitab siin, et Türi valla rahvas ja Türi valla juhid on väga hästi endale teadvustanud, et kõige suurem ja kõige väärtuslikum vallavara on valla inimesed. Ja panustamine lastesse, noortesse, panustamine haridusse ja sporti on kindlasti õige otsus, on tulevikku vaatav otsus, mis tasub ennast tulevikus kuhjaga ära. Eestimaa Spordiliidu jõud presidendina on mul väga hea meel, et spordivallana, sportliku omavalitsusena tuntud Türi vallas saavad olema sportimistingimused veelgi paremad, et Eestimaa saab juurde ühe kaasaegse ja kindlasti väga kvaliteetse uue spordihoone kõigi kaasaegsete võimalustega. Ja küllap see aitab sportlike tulemusi ja Türi rahva ja laiemalt kogu Eesti rahva tervist ka siin kindlasti parandada. Türi vald on alati olnud sportlik ja ka viimastel jõudi korraldatud suvemängudel, mis toimusid siinsamas lähedal Paides, esinesid väga edukalt. Tulid medalile, aga ei võitnud. Ma usun, et järgmine kord kindlasti võidavad. Aga sportlikus kehas ja liikuvas kehas liigub ka mõte, nii et selles mõttes see kompleks, spordihoone ja kool sobivad siin omavahel väga hästi ja ega ei olnud ju juhuslik, et kõige esimesena jõudis lipumasti tippu just spordiklubide liidu lipp. Palju õnne sportlased teile sel puhul. Aga Türi ilmselt toob ka niisuguse murrangulise ajastu
Eesti asulates üldse. Me teame ajaloost, et alati on öeldud, ühe väärika asula südame moodustavad kirik, kool ja kõrts. Vaat siin on kirik, kool ja spordihoone, ma ei tea, kuidas on kõrtsiga. Vaatame, kas see revolutsiooniline pööre nüüd ka teiste asulate puhul tulevikus toimima hakkab. Aga igal juhul suur tänu, palju õnne ja ma annaks ka Spordiliidu poolt üle väikese kõikide väärtuste mõõdupuu või üldise ekvivalendi, kuidas see raha definitsioon kooliajast oli. Vallavanemale, sest ma tean, et ehitusega sai kogu raha otsa ja nüüd inventari jaoks ei ole vaja. Ma küll väga lootsin, et kultuuriminister selle palli ka jätab vallale, aga selgub, et selle saab hoopis esimene korviviskaja, et vald jääb sellest pallist tulevikust ilma. Siin on võimalik siis soetada vara. Pipilis, kus sa oled? Või koolidirektor? Kes on lähemal? Kes on kiirem? Palju õnne, aitäh! Sõna saab Eesti Maadlusliidu president Jaanus Paeväli. Mida saab ühe spordialaliidu president tunda või öelda, kui ta sellist maja külastab. Täna on selline päev, kus on, ma ei tea, minu hinge on väga palju mett voolanud. Minister teab minu treeneri ja legendaarse maadlustreeneri nime. Ei ole igapäevane sündmus. Väga meeldib, respekt. Ma jõudsin siia mingi tunnike vist varem. Käisin selle spordisali läbi, mul on need sussid ka taskus, mida pange omale jalga, kui te pärast lähete. Oma enda kogemusest võin öelda, et 2 maadlusega seotud momenti tegi mu südame soojaks. Ma ei ole veel kusagil näinud maadlussaali, mis oleks kõrgemal kui direktsiooni kabinet. Direktori kabinet on esimesel ja maadlussaal 3. Poleks pruukinud, aga südame teeb soojaks. Ja teine moment, maadlussaal on kõrvuti võimlete saaliga. Niimoodi leidsime oma enda naise, et siis poisid nagu tugevad maadlesid ja ilusad tõrukad võimlesid ja nii see läks, et nagu mul on läinud hästi, ma arvan, et siis ajalugu kordub ka mõne teise inimesega. Aga üks mu hea sõber arhitekt ütleb mulle, et inimene kujundab keskkonda enda ümber ja siis hakkab keskkond kujundama seda inimest. Ma arvan, et see on just siin praegu juhtunud. Ja isegi see, et kas siit koolist hakkab tulema maailmatasemel tippteadlasi või spordihoonest olümpiavõitjaid, nagu see Vändrast saelaudu võib-olla hakkab. Aga see ei olegi kõige olulisem. Oluline on see, et nagu saarlased ütlevad, siit tulevad kenad inimesed, siit tulevad head inimesed. Ja see on see, mida ma teile soovin Maadlusliidu poolt. Aitäh teile! Ja nüüd on tulemas siia kohalike spordiinimeste delegatsioon. Sõna saavad Järvamaa Spordiliidu juhatuse esimees Arto Saar, tegevjuht Piret Maaring ja Paide spordimaja juht Erik Petrovitš. Kallis tülirahvas, toon teile tervitusi maakonna spordijuhi poolt. Mul on väga hea meel, et niisugune uhke maja siia Türile on püsti pandud. Kui kõik soovisid häid sporditulemusi, siis ma tean, et Türi on nii tugev, aga mina soovin siia majja ägedaid spordiüritusi. Paide spordikeskuse juhina on mul tegelikult väga hea meel, et paljud on küsinud, et kas ollakse ka natukene kadedad, et kuidas sa saad kade olla, kui su perre sünnib, nagu öeldakse, noorem õde või noorem poeg. Nii täpselt on ju juhtunud ja me teeme niivõrd palju asju koos, et tegelikult siin natukene enne avamist me juba plaanid päris mitme aasta peale ette. Ja kultuuriministriga lihtsalt tahaks natuke Järvamaad ka kiita, et kui võtame nädal tagasi, et siis olid siin Eestimaa 45. omavalitsuste suvemängud taasiseisunud kõige suuremad. Nädal enne seda oli Arvamusfestival ja 4 nädala pärast oleks me koos türikatega teinud siin Paide Türi rahvajooksu, aga kahjuks siia teate, miks seda täna teha ei saa, nii et Järvamaal võib iga nädal lõpp siia tulla. Nii et on kas Türil või Paides või kuskil mujal Järvamaal midagi kindlasti toimub, et Järvamaa on lihtsalt niivõrd kiht maakond. Aga teades seda, et
et spordihoone sai täna valmis, siis tõesti on hea meel selle üle, et sellised võimalused, mida me saame nüüd nagu koos teha, nagu te siit juba natukene välja lugesime, ka siiamaani me oleme väga palju asju koos teinud, nii Pauliga kui Matiga, siin jooksis maadlustajad läbi, kui Liisaga, korraldame ka näiteks sedasama Paide Türi rahvajooksu, nii et see on nii läbi põimunud kaksiklinn, nii et ma arvan, et palju suuri võistlusi tulevikus ongi meie kahe peale ka võimalikult koos võimalik teha ja hästi-hästi palju. Aga suur-suur õnnesoov veel kord vanema venna Paide poolt ja meil on ka kingitus kaasas, et Paulile, mille me tahaksime üle anda spordijoonele, aga loomulikult tahame õnne soovida ka selle tänase päeva puhul Türi põhikooli rahvale, nii et tegelikult väga vinge kompleks. Ja kiirelt ütlen ka paar sõna. Ma tulin spetsiaalselt siia ette mütsiga, et Türi valla ees ja kõikide inimeste ees, kes on selle hoonekompleksi rajamisel vaeva näinud, see maha võtta lihtsalt. Kummardus teile. Ja kui on võidupäev, nagu sportlastel ikka võit on tähtis, siis ja öeldakse peale võitu hurraa, siis nüüd mul on juba kokku lepitud orkestriga ja loodetavasti tulete kõik kaasa. Kui ma olen 1, 2, 3, siis teeme korraliku hurraa, sest see on tõesti suur võit kogu Järvamaale ja tervele Eestile ja kogu spordirahvale, rääkimata haridusest ja kõikidest inimestest. Nii et, Ants, olete valmis või? Lihtsalt pane pikalt teed ja rahvas ütle hurraa. 1, 2 ja hurraa! Ja kui Paul on ka siin lähedal, ma esindan korraks ka Paide linnameeskonda nüüd, et kui Türi satub etta, siis ma annan sulle ühe salli, kus on peal Paide rüütlid. See on nagu vanasti Batmani silt lasti sinna taevasse, aga et siis lähed katusele ja lehvitad salli, siis me tuleme appi. Aitäh, jätkame tänamisega. Ja nüüd saavad sõna Türi vallavolikogu esindajad. Esmalt palun siia vallavolikogu esimees Andrus Enso. Head türikad, head külalised. Olles 8 aastat tagasi valitud Reformierakonna kohaliku piirkonda juhtima, küsisid mu võistluskaaslased, et mida me lubame, mida vajame. See on spordihoone, oli üksmeelne otsus. 4 aastat ei õnnestunud seda teha. Aga visadus viib sihile. Nüüd on ta olemas ja veel milline. Ta on tõeline Türi sümbolehitis. Jääb vaid loota, et tuleb palju meeletult palju sportlikke saavutusi ja õppeedukusid plakke. Palju õnne meile kõigile. Ma palun siia Lea Urb. Armas rahvas, mul ei ole kingitust, ma võtsin teile kaasa 50 aastat teekonda. Mina alustasin oma kooliteed 1. septembril 1966 selles samas vanas majas seal taga, mis praegu siit ei paista. Sellel hetkel see maja mahutas kõik 11 klassi oma 2 paralleeliga. Kujutate ette, milline lastemass seal pidi olema koos õpetajatega. Esimest klassi lõpetades oli meid klassipildil 34. Ja kõigi suur unistus oli, oleks vaja rohkem ruumi. Sel ajal läksid lahti kõik nende uute tüüpprojektide järgi koolimajade ehitamised, hakkas kerkima siia samasse uus koolimaja, mis pidi mahutama ära põhikooli ja keskkooli. Ja täpselt 1. septembril 1970 astusime meie uhkete viiendikena, kõige noorematena siia uude majja, mis pidi võimaldama kogu koolile ilusti ühes vahetuses töö. Ei läinud natukene ükski aega mööda, kui leiti, et elu on liiga hea ja Viljandi tänaval asunud vene põhikooli lapsed mahutati meie vanasse majja. See tähendab seda, neljandikud toodi siia, koolis läks jälle 2 vahetuses töö. Iga päevaga kool muudkui kasvas, selleks ajaks, kui me lõpetasime aastal 77 keskkooli, oli meid umbes 1000
60 siin majas. See tähendas seda, et aastal 1989 oli vaja ehitada uus koolimaja. See oli väga suur töö Leonhard Soomi poolt, kes asja juhtis, aga sellest hetkest oli Türil esimene ja teine keskkool. Eesti ajal said koolidest Türi gümnaasium ja Türi majandusgümnaasium. Aasta 2011 oli nende koolide jaoks lõpp, sest haldusreform otsustas, et gümnaasiumeid meil enam pole, meil on põhikool ja puhas gümnaasium. Ja eelmisel suvel vaatasime 4 kuud, kuidas minu kena armast vana koolimaja tükkhaaval laiali lammutatakse. Ja ülejäänud aasta vaatasime suurema rõõmuga, kuidas see uus maja siin kerkib. Ja teate, mul on tohutult uhke tunne täpselt 50 aastat hiljem seista siinsamas esimest korda jälle uue maja juures ja soovida kunagiste Türi keskkooli vilistlaste poolt sellele majale, sellele asukatele ja kõigele õnne, jõudu, tervist. Aitäh! Palun siia Piret Laid. Head kohalolijad, mina tahaksin teile öelda lihtsalt. Hoidke südames päikest, kui tülitäis ilm, kui taevas on pilves ja ümbruses nii külm. Hoidke südames päikest, torm möllata võib, ka tumedam päevgi siis helgena näib. Palju õnne kõigile ja ma tahaksin selle päikese üle anda Ervinile ja Paulile. Kuidas nad seda jagavad, eks nad saavad hakkama. Aitäh! Ja oma kingituse soovib üle anda Türi aukodanik, pikaajaline haridustegelane Kalju Tamm. Lugupeetav Türi põhikooli rahvas, nii õpilased, õpetajad kui kõik töötajad, kes siia kuuluvad. Lugupeetav Türi rahvas, see kool asub huvitaval kohal. Te istute ja seisate praegu endise Türi keskkooli, mille töötaja mina olin 15 aastat, selle koha peal. Selle koha peal juures on kirik. Siin on kool. Siin läheduses on kultuurimaja. Need on kõik need, mis annavad inimestele harituse ja annavad inimesele oskuse elada. Ma õnnitlen veel kord põhikooli rahvast selle suurepärase koolimaja saamise puhul ja ühtlasi ma tahan anda ka kooli direktorile üle lilled, sest kevad ja lilled kuuluvad alati kokku, aga kevad pealinn on ju lilledega. Palun direktor. Ja lisaks lilledele ma annan ka ühe raamatu, milles on materjali teaduse kohta, milles on materjali religiooni kohta, milles on maade, rahvaste, nende kultuuride, majanduse ja kõige selle juurde kuuluv osas. Nii et edu selle raamatu lugemisel kooli kollektiivil kõik noorematest kuni vanemateni välja. Palun veel kord. Parimad soovid Türi põhikoolile selle suurepärase maja töötama hakkamisel. Ja aeg on väikeseks vahepalaks. Teile esineb Türi kooli vilistlane Heino Seljamaa. Cuidado.
seltsimees või see muu. Kui sinu hoolad sa sõbrad, siis ükski soojel ei ju. Kui võidas järgida sa uuele saab sulle sõbra, küll lugeda. Ja sõbra jaoks on valla mu uksed ja mu hing, mu silmad, mu kõrvad, mu perekonnad. Kui tahad, tule alati, ma oodama keeb, enda kasvõi läbi ööda. Lugupeetud Eesti Vabariigi valitsuse liikmed, 6 lapse ema Mailis Reps ja kultuuriminister Tõnis Lukas. Auväärne Järvamaa emeriitpraost Teet Hanschmidt, lugupeetud vallavanem proua Seeman, kallid kooliõed ja armsad koolivennad. 50 aastat tagasi lõpetasin ma Türi keskkooli. Me seisame koos täna siin selle ühe maailma unikaalsema Vooremaastiku, väikese Voorestiku lääneservas. Selle unikaalsuse on tõestanud Türi kooli 1949. aastal lõpetanud teadlane Jaan Eilart. See on unikaalne Vooremaastik Türil maailmas. Me oleme 2 vaimuvara värava süles. 700 aastat on see vaimuvara värav seisnud selle koha peal. Ja täna kallid sõbrad, kallid koolivennad, armsad kooliõed, kallid külalised, avaneb uus värav järgmiseks 70 000 aastaseks. See võib üks olla unenägu. Ma kujutan ka ette, kuidas ma ärkan siis 1,5 kilomeetrit eemal oma kodust, tegi jalgi peale hommikul kooli nauttima. Sellest unenäost. Nongin mööda Lenini ausamast, jõuan nad üle elusuurase Lenini keskelväljaku. Ma olen inimesele rääkima. Hoiaks üks politsistik. On teadlik. Jõuan Vana-Türi väärki koolivajani, mille ees seisab üksik käes kivistik tsementi vabatatud Erna-Mikkelson. Toona natutud üks ja see oli kogu minu arusaamine oma monumentaalkunstist. Aga see unenägu võiks olla tõesti unenägu siin, kui see oleks tõsi, kallid sõbrad, see on tõsi, mis on tõsi. Suure Prantsuse revolutsiooni ja valgustusaja võidupäeva ajal läks 15 aastat mööda, ja seesama kui jõudmiseks Türile. Oli üks akadeemia poiss, kes nii kui akadeemia koolitunnid läbi sai, võttis oma postitele ja sõitis siia Türile. Ja see toimus sageli suvele Vahepeal ja kooliaasta lõpuna. Selle sama kiriku taga vanas Praosti eluhoones, Praostusmaa hoones korduvalt 1,5 aastat tagasi elas oma välikäise külas Ferdinand Wiedemann, kelle laps eksisteerib. Ka sellele rahvkeelele on võimalik.
mis sest huupi ja mis sest halba, siis sinu silmis taevati vilu ja sinu silmad on ja sinu silmad on ja sinu silmad on siis taevaharva. Kui vaatan aina üles taeva sisse, nii kõrgele kui ulatuvad silmad, siis tuleb taevas sinu silmadest veel. Ise oled täheke ning oled ise täheke ning oled ise täheke silmas, mis oli kõik ja see, mis alles tuleb. See kõik on kaugel, kaugel, kaugel ära. On ilmaru, on pilku tähes ära ja oled sina ja oled ise teadmata ning oled ise teadmata, mis pärast. Kui vahel taeva poole pilgu, ei tea, mis on lihtsalt vahel tarvis, siis sinu silmis taevade tiivi ja sinu silmad on ja sinu silmad on ja sinu silmad on siis taeva värvi. Kallid sõbrad, me oleme Wiedemanni tänava ääres ja see oli umbes 30 aastat tagasi, kui ma oma vana sõbra ja koolivenna Jaan Eilartiga asetasime koos merestuskivi siia koolinurga juurde. Pidustused lõppesid ja me jäime Jaaniga kahekesti selle kivi juurde ja Jaan oli kurb. Ma küsisin, milles asi, miks sa kurb? Jaan ütles omates. See väike kivi on vääritus üle suure mehe jaoks, aga tulevad paremad ajad ja see ja Wiedemann akadeemik saab endale väärika mälestusmärgi. Kallid sõbrad, mul on hea meel, täna on siin meiega koos ka arhitekt Toivo Tammik, kelle loomingut peagi saab imetleda Estonia teatri ees, kellel on kogemusi kuulsate tähtsate Eesti meeste jäädvustamisel monumentaalselt, mitte nii nagu minu kurjas unenäos. Ja meil on tekkinud väikene initsiatiivgrupp, et Jaani need sõnad, Jaan Eilarti sõnad täide läheks, et siia vaimuväravate vahele kerkiks Johann Friedrich Wiedemanni ausammas. Palun kõikide toetust, abi, nõu ja raha ja kõike head tahtmist. Elagu kevade, noorte ja armastuse pealinn Türi, elagu Eesti! Kõigi Türi valla asutuste nimel saab sõna Laupa kooli direktor, Türi vallavolikogu liige Kaarel Aluoja. Ma tulin siia käsi lusikas,
sest vaadake, see üks näpp on selline viletsake, aga surud 5 pihku, on hea tugev rusikas. Aga ma ei tulnud siia mitte kadedusega, ma ei tulnud siia mitte vihaga. Nimelt, Türi vallas on 5 põhikooli. Ja 5 põhikooli koos, me oleme üks hea tugev rusikas, teeme väga head tööd. Aga kui ma siia tulin, ma surusin ka teise käe juba rusikasse, sest ega Türi vallas ei ole mitte ainult 5 põhikooli. Meil on lasteaedu, teisi koole ja tegelikult peaks mitu kätt rusikasse suruma, sest Türi vallal on allasutusi palju. Ja kõik me teemegi koos head tööd ja mida rohkem me koostööd teeme, seda parem on kogu valla elu ja tulemus. Kui läheb ühel hästi, läheb ka teisel hästi. Ja selle näiteks on tänane Türi põhikool. Türi põhikoolil läheb väga hästi. Need on väga ilusad hooned. Aga läks kõigil ka teistel hästi. Kõik, kes me siin oleme, me saime Türi algklasside vanast majast igasugu kilakola endale, ka meil läheb hästi, aitäh. Ja kui see mõelda, et mida siis ikkagi Türi põhikoolile nii tähtsal päeval kingituseks tuua, siis ma võtsin sealt algklasside majast ühe pildi, ma ei tea, kas võib-olla oleks nad seal ise ära toonud, võib-olla oleks prügikasti läinud, aga siin ta on üks väga ilus väike piilupart. Tule järgin, see on jällegi saab koha teie majja. Edu, aitäh ja edu teile! Palju õnne! Haridusjuhtide lainel ka jätkame. Sõna saab Paide Hammerbecki põhikooli direktor Vello Talviste. Head türilased, austatud riigijuhid ja Türi vallajuhid ja kallid sõbrad, kolleegid Türi põhikoolist. Just nii saan ma öelda, kallid sõbrad, sest aasta tagasi samal ajal meie kooli pere pöördus Türi põhikooli pere poole, et lisaks kolleegisuhetele võiksid meil olla ka sõbrasuhted. Türi omad mõtlesid ja talvel tuligi vastus, miks ka mitte, ja veebruarikuus oli meil esimene töine sõprade kokkusaamine. Sest me usume mõlemad, et seda soovi, mida ka austatud vallavanem ütles oma sõnavõtus, et Türil tuleb nüüd kindlasti parim põhikool, seda öeldi ka meile 10 aastat tagasi Paides, kui meil lõppes 2-aastane koolikompleksi rekonstrueerimine, et kindlasti tuleb teist nüüd parim Paide gümnaasium. Aga kõike seda ongi just nimelt hea koos teha. Ühtepidi on natukesega võistlus, aga teistpidi on see väga toreda ja toetava sõbra õla ja tunde tundmine. Nüüd on teil pidupäev ja pidupäeval ikka kingitus ka kaasas. Selleks, et Türile saaks veelgi parem põhikool, peab olema sisu ja vormi ühtsus. Nii, vorm on nüüd hästi vägev ja selle vormi sisse teile kingituseks meie poolt Eesti rahvusatlas. Et see on ilmselt selline hea materjal, mida saate siis hariduse sisu arendamisel ja edendamisel oma koolis kasutada. Aga ka vormi paremaks tegemiseks asetasin siia laua peale ka ühe lille, ehk leiate ka sellele koha oma kaunis koolimajas. Palju õnne teile, sõbrad, kolleegid Türi põhikoolist ja kindlasti me tahame varsti tulla Kalle teile ka külla. Kui te nüüd vaatate siit sinna kiriku poole, siis te näete 2 imekaunist õuesõppe paviljoni. Need ei ole tehtud ainult Türi valla raha eest. Meid on sellel puhul
kõvasti toetanud Rotary klubi ja järgmisena saab sõna Rotary klubi esindaja Kristo Keerelt. Tere kõigile! Täitsa õige info. Türi Rotary klubi toetas siis koos meie sõprusklubiga Wismur Brosefenist väliklasside rajamist. Türi Rotary klubil on pikaaegne traditsioon toetada Türi valla hariduselu ja kuna me saime sel aastal 25-aastaseks, siis me mõtlesime, et võiks teha midagi suuremat kui tavaliselt. Me ei jõudnud seda koolimaja ehitada, see oli valla jaoks piisavalt suur ülesanne, aga me pöördusime kooli poole ja küsisime, et mida neil oleks vaja. Ja saimegi vastuse, et nad sooviksid abi väliklasside rajamisel ja selleks me vahendid leidsime ja ma loodan, et kool hakkab väga aktiivselt neid hooneid siis kasutama ja edu õppetöös. Aitäh! Nii, hakkame tasahilju jõudma sõnavõttudega lõpule. Täiesti teadlikult oleme 2 viimaseks sõnavõtuks jätnud need, kes ühelt poolt on need majad loonud ja teiselt poolt ehitanud. Seda selleks, et nad saaksid kuulda, mida inimesed nende mõtte ja kätetööst arvaks. Esmalt saab sõna Karisma Arhitektid OÜ juhatuse liige, arhitekt Risto Parve. Meie oma ühise loomingulise kollektiiviga tahaks ka tänada ja tänada just kooliperet eesotsas direktor Erviniga, kes olid abiks meile selle kõige paberile paneku ajal ning lisaks vallavalitsusest kodanik nimega Enn Mäger ning ka lugupeetud härra Soom. Teid sooviks tänada ning hiljem ehituse protsessis sooviks tänada Sindelari, kes sa koos ehitajaga selle kõik nii-öelda lõpuks ka teoks tegid. Ja ma arvan, et ka ehitaja oli tubli ja tõesti läks nii, et tuli parem kui paberil, aga nii peabki alati olema. Edukat ja õnnelikuks tegevat aega siin teile. Aitäh! Ja nüüd saab sõna arhitektide ambitsioonika projekti vaimustavaks reaalsuseks muutnud Merko Ehitus Eesti aktsiaseltsi juhatuse liige Jaan Mäe. Lugupeetud Türi põhikooli ja Türi spordijoone avamisüritusest osavõtjad. Mul on tõsiselt uhke tunne ja hea meel seista siin teie ees ümbritsetuna sellest uhkest hoonekompleksist, mis on niivõrd andekalt integreeritud siia keskkonda ja näeb niivõrd hea välja. Ma usun, et meie lapsed ja lapselapsed, kes õpivad koolis sellises esteetilistes ruumides keskkonnas, sõbralikus keskkonnas, et siit kujuneb selgem minapilt ja helgem vaade ka tulevikule. Et see on väärtus. On hea meel, et kohalikud omavalitsused ja Eesti riik järjest enam panustavad heale arhitektuurile, innovatsioonile. Just sellist riiki me ju soovimegi, vähemalt meie ehitajad. Ma tahaks loota, et siit Türi koolipingist kasvab välja tulevasi ehitajaid, nagu on täna Merko Ehitus Eestis, mitmeid vilistlasi, kes on lõpetanud Türi kooli. Ja tahaks loota, et sellest uhkest ja uuest spordihoonest sirgub tuleviku spordisangareid, kes hoiavad Eesti lippu kõrgel. Ma soovin või tahaks tänada kõiki, kes on sellest ehitusprotsessist osa võtnud. Tahan tänada tellijat tema lennukate ideede eest, arhitekte, kelle looming on märkimisväärne,
tahaks tänada kõiki tarnijaid ja töövõtjaid ja kindlasti tahaks tänada ka Merko ehitusmeeskonda, kes vahetult selle ehitusega kokku puutus Paul Järvsoo juhtimisel. Aitäh teile kõigile! Kooliperele soovin tõrgeteta ja ilusat õppeaasta algust ja Türi rahvale kõike head. Aitäh! Ja meil on üle anda ka sümboolsed võtmed, mis avavad koolihoone ja spordihoone. Ja selleks, et üks hoone avatud saaks, on meil vaja ju loomulikult läbi lõigata ka lint. Aitäh! Eestimaa koolikorraldus kui selline algab ristiusuga ja rahvakool Luterliku kirikuga. Läbi aegade on uusi koolimaju pühitsetud ja seda traditsiooni jätkame täna ka meie. Palun siia selle maja pühitsemiseks Türi Püha Martini koguduse õpetaja, Türi vallavolikogu liikme Eet Hanska. Ma kunagi kuulsin juttu, et Türi keskväljaku ja linn või koonduks nagu kiriku juurde või järve juurde või laululava juurde. Ma ei tea, kas see oli tõsi või oli see luule, aga ma näen, et see hakkab tõeks saama. Koolimaja on nihkunud hulga lähemale kirikule ja võimlast rääkimata. Ka, ma ei tea, kas valida mingit saladust, aga ka valla, valitsus, raamatukogu lähevad ka minu andmetel vanasse koolimajja, väärikasse koolimajja. Nii et võib öelda, et Türi kultuur, selle väljendus koondub siia kõige auväärsema hoone juurde, mis veel tegutseb, see on Türi kiriku ümber. Nii et tulebki nii, et kesklinn, vaimukesklinn Türil on siin kiriku ümber ja nii-öelda merkantiilne või kaubanduskesklinna jääb siis sinna, kus ta praegu on. Nii et ma tunnen selle üle väga suurt rõõmu ja soovin teile kõigile selle sündmuse puhul palju-palju õnne, eriti lastele, kooliperele, sportlastele, meie kõigi vallaelanikele. Ja Jumala sõna ütleb, mida sina, issand, püüdsed ja püüdsetuks igavesti. Kõige väärline Jumal, sina oled meid loonud inimesteks ja kinkinud igaühele tema anded ja oskused. Tule siis oma vaimuga ja õnnista ja pühitse seda koolimaja. Türi põhikooliks. Pühitse õnnista tööd, mida seal tehakse. Hoia siin au sees visadust, vastastikust austust ja teadmisjänu. Ning õpetajatele, õpilastele koos tegutsemise rõõmu ja aita neile arendada oma võimeid. Palume seda sinu poja, me issanda Kristuse läbi. Aamen. Ja veel. Issand Jumal, kõik sina oled loonud, mis sina oled loonud, on hea. Ka inimese ihu, mille sa oled imeliselt loonud, austagu sind. Me täname sind rõõmu eest, mida mäng ja sport meile pakuvad. Täname sind ka selle uue spordihoone eest siin Türil, mis on paljude töö ja vaevaga valminud. Laota selle üle oma õnnistus.
ja anna, et siin valitseks sõbralik võitlusvaim, võistlusvaim, vastastikune austus ja abivalmidus. Õpeta inimesi hindama oma tervist ja tugevdame ihu. Higi meile kõigile viimaks igavese elu võidupärg, Jeesus Kristuse issanda läbi. Aamen. Ja kuule, kui lõpetame sinu õpetatud sõnadega, meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Lase oma pale paista meie peale, ole meile armuline. Tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Aitäh! Ja sellega saan ma öelda, et majad on avatud. Väike linn keset nooresid ja metsi, ta on valistatud lillelõhnadest. Kevadel ta supleb õunapuude õites, sügisel ta ümber kaunis kirjuvest. Türi on see paik, kus aeg jääb tihti seisma, aasta-aastalt muutub kaunimaks ta pilk. Siin on ilus õimaune ilmamaailm, kuni äratab sind kaste vihmatilk. Selle linnakese servas voolab jõgi, mille veed on koduks vesikuppudel. Teisel pool on piiriks kaunis Ooremägi, mille kõrge veer on märgiks saabudes. Türi on see paik, kus aeg jääb tihti seisma, aasta-aastalt muutub kaunimaks ta pilk. Siin on ilus õimaune ilmamaailm, kuni äratab sind kaste vihmatilk. Kus aeg jääb tihti seisma, aasta-aastalt muutub kaunimaks ta pilk. Siin on ilus õimaune ilmamaailm, kuni äratab sind kaste vihmatilk. Siinsed kodud on kõik kallid türilased, armsad aiakesed, järve selged veed. Sellest linnast keegi eal ei lahti lase, kuigi kaugele siit viivad vahel teed.